Tere! Täna räägime ühest väga erilisest teekonnast. Teekonnast, mis viib täielikust ebakindlusest täiesti uue ja põneva karjäärini. Uurime, kuidas üks ainus otsus võib avada ukse täiesti uude tulevikku. Lähme siis! Tead seda tunnet, kui oled justkui ristteel ja lihtsalt igatsed millegi uue, millegi tähendusrikkama järele. Just see tunne ongi see, kust meie tänane lugu alguse saab. Ja vaata, siin on tulemus. Need on 39-aastase Ülianna sõnad pärast oma suurt karjäärimuutust. Tunnen, et tegin oma elu kõige õigema otsuse. Vot see on alles avaldus, eks? Kuidas ta selleni jõudis? Uurime kohe lähemalt. Iga suur muutus saab ju alguse sellest esimesest sammust, otsusest, et aitab küll on aeg otsida midagi uut ja kohe kohtumegi 3 inimesega, kes just selle valiku eest seisid. Kuigi nende lähtepunktid olid täiesti erinevad, ühendas neid tegelikult üks ja sama soov. Soov kasvada. Ülianna otsis stabiilsust ja midagi kasulikumat. Karin alustas täiesti nullist, ilma igasuguse varasema kogemuseta. Ja Anastasia vajas lihtsalt oma oskustele ametlikku kinnitust. 3 erinevat rada, aga üks siht. Ja see Karini tunnistus, see on nii ehe. See on ju see hirm, mida me kõik tunneme, kui midagi täiesti uut alustame. Kas ma ikka saan hakkama? On mul piisavalt teadmisi? See on täiesti normaalne ja okei nii tunda. Okei, aga liigume nüüd selle muutuse tuumani. Kuidas sellest ebakindlusest siis enesekindlus saab? Vastus on tegelikult lihtsam, kui arvata võiks. Kõik peitub praktilises tegevuses. Ülianna ütles selle nii hästi välja. Teadmised ei jäänud ainult raamatutesse, vaid muutusid kohe käega katsutavaks oskuseks. See on just see maagiline hetk, kus õpitu ei ole enam lihtsalt tekst, vaid midagi, mida sa päriselt oskad. Ja just siis hakkab see ebakindlus vaikselt kaduma. See enesekindlus ei teki üleöö. See on protsess. See ehitatakse üles samm-sammult. Kõigepealt õpid kogenud arstidelt, siis harjutad turvaliselt väikestes gruppides päris instrumentidega ja lõpuks assisteerid juba päris kliinikus. Iga samm viib siit lähemale sellele tundele, et sa tõesti valdad seda asja. Ja et see polnud mingi pinnapealne teooria, näitab näiteks see, et Anastasia mainis 4 käe meetodit. See on spetsiifiline professionaalne tehnika, kus assistent ja arst töötavad kui üks meeskond. See näitab, kui sügavale ja kui praktiliseks see koolitus tegelikult läks. Ja nüüd jõuame kõige magusama osa juurde. Tulemusteni. Mis siis juhtub, kui oskused on käes ja enesekindlus on leitud? No, siis algab täiesti uus peatükk. 4. Ainult 4 nädalat. Just nii kaua läks Üliannale aega, et saada oma esimene tööpakkumine pärast kursuse lõppu. Mõelge korraks sellele. 4 nädalat. See näitab ju ilmekalt, kui suur oli nõudlus just nende oskuste järele. Ja see polnud mingi õnnelik juhus. Ka Karin leidis töö koheselt. See muster näitab, et tegemist polnud vedamisega, vaid see oli otsene tulemus sellest, mida nad olid õppinud. Ja siin ongi see Karini loo võimas pöördepunkt. Mäletate, kuidas ta alustas? Täis ebakindlust. Ja nüüd, see lause, lõpuks tundsin, et oskan neid ise teha. See ongi see transformatsioon, millest me räägime. Aga see lugu ei lõppe esimese töökohaga. See pole veel kõik. See koolitus polnud tegelikult lõpppeatus, vaid pigem stardiplatvorm millegi veel suurema jaoks. Vaatame, mis edasi sai. Vaatake seda teekonda. Karin, kes alustas täiesti nullist, ilma igasuguse meditsiini taustata, kasutas oma uut töökohta hüppelauana, et saada sisse arstiteaduskonda, kohta, kuhu on meeletult raske sisse saada. See näitab lihtsalt nii hästi, kuidas üks õige samm võib avada uksi, millet sa varem isegi unistada ei osanud. Aga teate, mis on tihti isegi olulisem kui see professionaalne edu? See on see inimlik pool. See teekond ei olnud üksik rännak. See lõi sidemeid, mis jäävad. Anastasia sõnad toovad selle loo inimliku poole nii ilusti esile. Meil tekkis grupis tõeline tiim. Nad ei olnud lihtsalt kursuse kaaslased. Nad toetasid üksteist, õppisid koos, hoidsid ühendust. See tugi on ju tegelikult sama väärtuslik kui ükskõik milline tehniline oskus. Ülianna, Karini ja Anastasia lood näitavad meile, et muutus on täiesti võimalik, et julguse ja õigete oskustega saab sellest ebakindlusest üle ja lõppude lõpuks küsimus polegi selles, millise uue tee sa valid, vaid pigem, millal sa selle esimese sammu astud.